Ida-Viru vajab kindlasti arengus seda, et piirkonnas oleks aktiivne ettevõtlus ja see ettevõtlus oleks mitmepalgelisem võrreldes sellega, mis praegu võib-olla on ainult energeetika ja kaevandused. Ja omavalitsustel on selles suur roll, et aidata ettevõtjatel tunda ennast piirkonnas hästi. Paraku on seal palju olnud seni lugusid sellest, kuidas korruptiivsete suhetega püütakse erinevaid kohalikke hankeid mängida oma tuttavate kätte ja see kindlasti tõukab eemale neid ettevõtjaid, kes sooviksid aktiivselt ausa konkurentsi tingimustes tegutseda. Ja ma arvan, et Ida-Viru jaoks on korruptsiooniprobleem üks nendest, mis vajab lahendamist selleks, et aitaks sellel piirkonnal areneda, olla koos teiste Eesti piirkondadega sama edukas, kui me oleme tervikuna Eestis olnud. Ja selle nimel tegutseb nii korruptsiooniradar kui ka Vabaerakond, et me tahame anda oma panuse, et Ida-Viru võiks olla Eesti üks kiiremini ja aktiivsemalt ettevõtlusega edasliikuvaid osasid. Töökohad toob Ida-Virumaale, ma arvan, pigem selline riigi suhtumine. Ja Ida-Virumaalt pärit olles inimesena Kiviõlis sündinuna ma leian, et riigi kohalolek peaks eelkõige Ida-Virumaal seisnema mitte selles, et seal on riigiametid ja ametnikud, vaid pigem suhtumine ja toetus. Ehk kui keegi tahab pereettevõttega alustada Ida-Virumaal, näiteks turismiteenus, siis seal võiks olla riigi poolt suuremad soodustused, suurem abikäsi, lisavahendid, ettevõtlustoetus laenugarantii näol. Ida-Virumaal on tegelikult väga oluline, et noored ära ei läheks. Ja eriti just vene keelt kõlenevad noored. Tegelikult on ju vene keelt kõlenevad noored, kes on õppinud selgeks eesti keele, inglise keele tööjõuturul kindlasti paremas seisus kui eesti noored, kes vene keelt ei õpi. Ja riik peaks panustama ka sellesse, et just haritud vene emakeelega noored jääksid Ida-Virumaale, jääksid Eestisse ja loomulikult tänu sellele ka ettevõtlus Ida-Virumaal kasvaks.